sa tulid tuppa ja valgust ja selgus sai tuba täis. Su üle oli kui päike kiiresi täis. Sa tulid tuppa ja valgust ja selgus sai tuba täis. Su üle heljus kui muusik, su konne valgust täis. Sa tulid tuppa ja valgust ja selgus sai tuba täis. Su üle oli kui päike kiiresi täis. Sa tulid tuppa ja valgust ja selgus sai tuba täis. Su üle heljus kui muusik, su konne valgust täis. Sa tulid nagu päikene, kui hommik tulid sa. Sa tulid nagu päikene ja ilm lõi särama. Sa tulid nagu päikene ja paistsid südame. Ja kadusid kui päikene musta hõlmasse. Tere armsad Juhan Liivi sõbrad, ma viin teid täna sellistele assotsiatsioonide retkele, jadale ja lasen kõnelda võib-olla rohkem teistel kui endal, mine sa tea, ma muidugi takerdun iseendasse sageli, nii et eks me kohe näe. Mul lugu hakkab pihta sellest, et Hella Vuolijoki kirjutas kuskil just 20-ndatel, 30-ndatel akul näidendi doktor Lucius ja luuletaja. Ja see on ilusti ka eesti keeles välja antud, see on täiesti kättesaadav materjal olemas. Vuolijoe eluajal see mingi tuntud tükk ei olnud. Ta tegi sellest küll soomlaste jaoks 10 aastat hiljem teise versiooni, aga selleni jõuan ma ehk oma loo lõpul. Ella Murrikul ehk Hella Vuolijoel oli noorest peast päris lähedane kokkupuude Juhan Liiviga ja ta on seda puudutanud, seda on maininud ka teised, aga teised mainivad või puudutavad seda võib-olla kuidagi teistmoodi. Et nimelt elas ta 17-aastase tüdrukuna koos oma noorema õega Postimehe abitoimetaja Jaaksoni juures ja Juhan Liiv elas seal ka vahepeal siis doktor Juhan Luiga soovitusel, et olla nii-öelda normaalses keskkonnas ja oma vaimset haiget meelt ravida selle normaalsuse keskel. Vaevalt, et tänapäeva psühholoogid või psühhiaatrid soovitaksid vaimuhaigel inimesel elada samas korteris teismeliste tütarlastega, kes koolis õpivad ja kes neile ilmselgelt liiga palju huvi pakuvad, sest et Ella Murrik ja ta noorem õde ilmselgelt Liivile huvi pakkusid. Liivi viibimine Jaaksoni pool oli meile raske. Ta kõndis nagu vari meie ümber. Olime alati teadlikud tema olemasolust ja pidevalt valvel. Kõnelesime temaga väga õrnalt.
Siis tulid talle pisarad silma, sest talle oli elus nii vähe headust osaks saanud. Kui meil oli oma töö ja eluga kiire, nii nagu see enamasti oli, pidime talle seda teatama väga ettevaatlikult, et ta ahastusse ei satuks. Kahvatu põlevate silmadega selg kumaras oli ta nagu risti löödud inimese poja kuju altaripildil. Tema väsinud kõhnad käsivarred olid nagu ristilt alla langenud. Keset teinet võis ta äkki söögilauast tõusta ja pisarsilmil hüüatada. Ma ei saa süüa, kui mu rahvas nälga kannatab. Olime õega mõlemad näinud mõisa moonamaju ja neis näljast tursunud lapsi. Ka meile jäi suutäis kurku kinni. Pärast seist hoogu oli Liiv sageli hulk aega söömata ja me pidime talle selgeks tegema, et ta ei saa sellega oma rahvast aidata, kui on ise söömata ja kahjustab oma tervist. Aga me olime noored, tundsime küll, et meie veenmisest ei piisa. Ja parliku edasi, Liiv polnud kunagi peale tükki väga ohtlik, vaatamata neile kirjadele ja luuletustele. Ta toppis tütarlastele siis kirju luuletusi ukse alt sisse, avaldas nõnda oma tähelepanu ja armumist või armastust, nagu ma aru olen saanud. Otse vastupidi, ta katsus alati olla võimalikult silmapaistmatu, peenetundeliselt püüdis ta olla nii, et ta meid kuidagi ei häiriks. Et meile tegi valu juba ainuüksi tema olemasolu. Siiski püüdsime panna teda elu helgemaid külgi nägema ja kohtasime teda nagu täiesti tervet inimest. Kuid tema hiilimine ja mööda maja ringi käimine ja kogu ta olemus, mis oli Tulvil alati valu, see on siis Voolioe mälestuste raamatust koolitüdrukuna Tartus. Lucius ja luuletaja, doktor Lucius ja luuletaja on väga põnev näitamaks, seda tuleb ikkagi võtta ilukirjanduslikud tööna, sellepärast, et siin on doktor Luciusest või sellisest Luciferi kehastusest, kelle käest luuletaja, tema patsient, vaimuhaige üritab lõpuks isegi hinge tagasi osta, et sest Luciusest on tehtud tõesti ikka põrgulik kuju, kes noore peategelase tütarlapse ikkagi ära nõjub või kes selle eie kuidagi enda omaks teeb peaaegu, kuni luuletaja ta päästab. Ja siin on see luuletaja samamoodi nagu peaaegu ahistaja, peaaegu stalker, kes käib ringi ja passib noore neiu akna taga, aga sellele vaatamata täiesti tänapäeva maailmale mitte kohaselt, neiu seda jälitamist halvaks ei pane, vaid pigem on sellest lõpuks võlutud. Mis siin suurem probleem on või see filosoofiline probleemi püstitus on see, et ikkagi, et luuletaja isegi olles hull, olles vaimuhaige, kõneleb just nagu kogu maailma ja inimkonna eest ja kannab seda koormat, nagu ütles Vooliogi ka nii-öelda dokumentaalkirjanduses või oma mälestuse lõigus, et tegemist on sellise inimese poja maise kehastusena. Luuletaja kõneleb siin, ta küll kuuleb hääli, nagu Liiv kuulis hääli ja ta on kindlasti häiritud inimene, aga tal on nagu õigus või võimalus selleks, et see on kummaline vaatepilt. Muidugi jääme siin selle juurde, et Vooliogi räägib oma draamatükis ikkagi kirjanikuna, mälestustes kindlasti ka. Luuletaja. Mind ärge austage rahvast. Minuga tuli rahvas siia, ta seisab sääl minu taga. Kas kuulete, kus ta hingab raskelt, ta on ju väsinud. Päev oli väga raske. Täna äestati, külvati, kaevati kraavi, põlvini külmas vees, raiuti puid, kangutati kive, masinaruumis voolas higi, saepuru sattus silmi, valutas selga, väsis käsi. Nüüd ta magab põrandal õlgedel, kuu pää all, umbses toas selg naise poole pööratud. Rahvas magab rasket, hingab väga rasket, kevade udu on rõske, rõhub rinde, kui pääseks kord hingama sügavalt, vabalt, tuleks tuul ja puhastaks maailma valu ja vaesuse udust. Oh jumal, kui rasket, kui piinatut hingab väsinud rahvas. Kas teie kuulete? Ei Ebreili. Ja paar fraasi allpool, ikka luuletaja. Mul oli hirm, ma olin võõras, nad kõik sosistasid, aga nüüd on hää. Ma kuulen jälle, kuidas rahvas hingab udu taga ja kuulen laante kohinat, metsakohina, musti tiibu mu üle. Peaaegu Walt Whitmanliku luule vääriline nüüd siis Liivi kuju Voolioe tõlgenduses. Juhan Luiga on veider kuju.
ma just lugesin Beach Boysi peamise helilooja ja laulja Brian Wilsoni elu kohta pikemalt ja tal oli vahepeal selline psühhiaater, kes temaga väga intensiivselt tegeles ja see suhe oli korraga arsti ja patsiendi suhe, mis on kindlasti aitab, aga samas ka oli selles mingi sõltuvussuhe ja ka mingi ärakasutamissuhe. Kui ma nüüd, Luiga on kindlasti Eesti kultuuri suurkuju ja tema kultuuriloolised artiklid, mõtisklused on omaette väärtus ja ma ei taha kuidagi Luiga kuju vähendada. Ma kujutan ette, et Liivile oli temast ikkagi kõvasti abi, aga mingil hetkel, kui lugeda midagi sellest, mis ma teile nüüd ette loen, siis Luiga esseest või arutlusest Juhan Liivist, siis on märgata midagi vainavahinglikku selles, et siis ikkagi tahtmist oma patsienti piinata, katsetada, järgi proovida. Vist 1903. aasta lõpupoole, ütleb Juhan Luiga, tuli Liiv närvikliinikusse mitte päris hea meelega, aga ka mitte vastu tahtmist. Ühel ilusal hommikul üllatas Liiv mind seal oma käsikirja kompsuga. Liiv ei toonud oma käsikirju minule mitte kohe ette. Pikema tutvumise järel ilmus ta ootamatult minu tuppa rullitud paberikimbuga, milles haigete makulatuuri kirjatöid arvasin olevat. Nagu seda tihti vaimuhaigete teostena trehvad. Liiv ise tegi ka näo, nagu ei oleks kogu nimetamise väärtki, aga kui mõni laul oli trükis ilmunud, tahtsin ma proovi teha, kas Liiv tõesti pärleid nii vähe austab. Ütlesin talle ühel päeval, et ta käsikirjad ära kaotanud olen. Liiv lahkus kohe mu toast vähe kahvatunult, sõna lausumata, tuli aga mõne minuti järel tagasi ja tegi päris skandaali ja ei andnudki rahu, kuni talle kirjad kätte muretsesin. Mulle selgus pärast, Liiv kandis 1903. aastast peale oma luuletuste käsikirja ikka kaasas, kirjastamiseks parajat aega oodates. Ja muidugi süvenevalt paranoiliselt. Nüüd on küsimus, et kas see nii-öelda vaimutohtri ja usaldusisiku poolt on aus ja vääriline katse ühe vaimuhaige inimese pealt, kes niigi näeb maailma paranoiliselt hirmsana, jälitavana, kohutavana. Mida Luiga veel välja toob, on see, et Liiv oli ikkagi palju ägedama loomuga oma teatud vaimsest staadiumis või perioodidel, kui võib-olla meile on näha lastud. Näiteks ütleb ta, vastu võetud heategu seob ja kohustab. Liiv ei sallinud niisugust kohustust. Ta põikles heateo eest kõrvale nii kaua kui sai ja tasus haigena ise äranis heategijale kätte vihaga. Veel mainib ta ära näiteks 1905-6. aasta ärevusaegade revolutsiooni ajal muutus Liiv lausa tigedaks, rahutuks, peksis uksi, pildus asju ja ähvardas venelasest peaarstile oma rahvuslikku rusikat tunda anda. Et Liivi loomus, vaatamata selle, et Luiga teda austab nii siis kirjanikuna, austab teda inimesena ja tunneb ta vastu huvi patsiendina. Huvitav väide on Luigal siin, et kuskil aastast 83 Liiv enam midagi uut ega väärtuslikku ei loonud, et ülejäänud oli vaimselt haige inimese kordus ja jätk sellele varasemalt loodule. Mis on minu arust väga julm hinnang, eriti kui mainida, et Liiv veel kuskil 1990 Luigaga Tallinnas kohtudes olla talle öelnud, et ta ei suuda teha tööd rohkem kui 5 minutit, et sellise lühikese värsi jagu, et Liiv ikkagi kogu aeg töötas, nii et Luiga hinnang, psühhiaatria kogu nii-öelda diskursusena oli hoopis teises kohas, kui meie seda tunneme. Kui nüüd vaadata, kes tal erilise hoolega tollel 1903 kuni 1905-6 Tartu Hullumaja perioodil külas käis, siis kindlasti olulisim neist on Friedebert Douglas, kes teda jälgis ja uuris.
Kaia Sisask raamatus Noor Eesti ja Prantsuse vaim on selle kohta öelnud, et isegi kui ma selle kohta üles ei leia, siis ma saan ühesõnaga, et jah, leidsin. Oma Liivi monograafias võrdleb Douglas Johan Liivi Charles Baudelaire'iga, kuna mõlemad kirjanikud harrastavad omamoodi luulelist naturalismi, väide, mida ta tõestab värsiga Liivi luuletusest Üks suvepäev, Aed lehkab sõnniku ja õite lõhnast. Nii võib nooreestlaste huvis Liivi vastu aimata lisaks siirale imetlusele tema loomingu vastu soovile haiget kirjanikku aidata, ka lootust leida Eesti kirjandusele oma märtrit või hullu geeniust. Seda täiendab märgatavalt Douglase kohutavalt ambivalentne suhtumine Liivi, ühel hetkel imetlev, teisel hetkel kuidagi lausa alandav või madaldav just täpselt sellises luigalikus võtmes. Ütleb Douglas oma essees Johan Liivist enne siis toda suurt tuntud monograafiat kirjutatud tekstis: parimad mälestused on mul jäänud Liivist kirjanikuna. Tunnistan, neis mälestusis on vahest liialdatud isiklikku mõju. Kui nüüd loen elu sügavusest laaste, ei suuda ma mõista, miks need katkelised unistused minusse tookord nõnda mõjusid. Kuid kahtlemata peitus mõju osalt Liivi enese ühetoonilises ettekandes. Ta asendis ettepoole kummardas koguni ta ebaloetavas käsikirjas ja muuseas ka ümbruses, kus neid loeti. Ühesõnaga, jah, ma ei võinud unustada, et see oli hullumaja. Akende ees olid rauad, all haljendas puiestik, eemal mustas Emajõgi ja taevarannal rohetas Tähtvere park, sest toas luges Liiv mulle ette laastud Haige, Hiiglane ja mõne teisegi. Ka nii-öelda ülesmärgitud jutu katketes, mida Liiv tollal talle hullumajas poetas, toob ta välja Liivi pigem võib-olla sellist iroonilisemat, sarkastilisemat poolt. Johan Liiv Douglase vahenduselt siis olla talle öelnud: Eesti aristokraatia õhkab, vaene õnnetu Liiv, rumalus, Liiv pole kunagi õnnetu olnud, Liiv on õnnest hulluks läinud, mis mul viga? Raudade taga peab mind muidugi pidama. Kui mina kord vabaks pääsen, oleks kurat lahti, minu meediumi mõjul läheks kogu maailm hulluks. Mingis mõttes Douglas ühtpidi ülistades, tõstes Liivi tõesti kui erilist kuju esile, päästes Liivi loomingu meie jaoks, toimetades seda palju, muutes seda palju, ka Gustav Suits olla muutnud mõnegi värsirea, leian ma siit materjalidest. Ikkagi mul on tunne, et Douglas kogu selle imetluse selle juures oli ikkagi võib-olla mingisugune tunne, et Liiv nii-öelda sellise hullukesena, mitte nii sügava intelligendina, oli kuidagi liiga mõjuvõimsalt poeetiline, geniaalne, ja et mu ajamaht on piiratud, ma ei tahaks rohkem ette lugeda, aga ma lihtsalt näitan, et selle Johan Liivi kogutud teoksed, esimene osa, mida siis Douglas hakkas välja andma enesest ja teistest. Esimene osa, kuigi Douglas alguses mainib, et Liivi loomingut on raske nii-öelda koondtogus panna, sest et liiga palju on sellist isiklikku või vaimuhaige hullu inimesi toodangut, loomingut, mida just nagu ei anna avaldada, mis võib huvi pakkuda ainult uurijatele, ja siiski ta alustab Johan Liivi kogutud teoksed, esimest osa enesest ja teistest, ta kogub sinna Liivi artiklid, kirjad, mis on kantud sügavast vaimuhaiguse pitserist. Ta alustab nii-öelda Johan Liivi koguteoseid kirjadest, mis on allkirjastatud näiteks siis Tallinnas 28. aprillil 1911 Paul Aleksandrovitš Romanov, sulgudes Johan Liiv.
postscriptum ütleb näiteks, ma kirjutasin sellestki, kuidas käis Rinna Katariina 4 last sünnitanud ja et Vene valitsejate prouad seda saadik enesele Pariisi moeks peavad. Seesama. Ühesõnaga, ja ta siin kurdab, et tema kirjad on kaduma läinud, et kuigi ta neid ilma markideta saadab, aga siiski ta loodab, et head inimesed neile marke peale panevad ja nad kohale jõuavad, aga mõned halvad inimesed varastavad need postist ära vahepeal. Et Douglas alustab Liivi loomingu nii-öelda kogutud töid selle osaga, mis peaks olema marginaalia või märkused ja siin jääb sügav küsimus, miks Douglas, kes meile ühtpidi Liivi kätte tõi ja päästis paljud loomingut meie jaoks, miks ta samas nii-öelda alustas sellise stigmatiseerimisega. Hella Vuolijoe juurde tagasi tulla, siis Vuolijogi kirjutas hiljem selle näitemängu ümber Soome publiku jaoks niiviisi, et see luuletaja kuju oli seal rohkem Eino Leino ja ka oma mälestuste raamatus ütleb Vuolijogi, kui Kivi ja Leino saatus on natuke lahtine haav, kui Kivi ja Leino saatus on nagu lahtine haav Soome rahva kehas, siis tundub, et veelgi veritsevam on Johan Liivi elu Eestimaal. Ta oli nagu oma palju kannatanud rahva saatuse kehastunud sümbol. Kui Liiv Jaaksonite juures astus minu ja mu õe ellu, oli nagu astuks ukses sisse kogu meie rahva minevik ja kõigi rõhutud inimeste valu. Seda sama tundis ka vana kuldne Jaakson ja sellepärast oli ta Liivi oma hoole alla võtnud, püüdes seda kohelda nagu tervet inimest ning sobitada teda normaalsesse ellu. Ja püüdsime seda teha kõik, kuigi oli liiga hilja. Mingid aastad tagasi, kui me sattusime Kaur Riismaaga Budapestis kondama, siis oli just nii, et seal oli parlamendi ligidal suurem nagu linnast nii-öelda remondis ja Joosef Attila või Attila Joosefi kuju siis oli ära veetud ja mäletan nende ungarlaste praeguse suure juhi ja rahva isakese Orbani sõnu, et miks peab üldse olema linna keskväljakul siis hullu haige luuletaja kuju, et miks selle asemel ei sära mõni kindral ratsamonument, mõni võimas madjarite kuningas. Ma selle asemel, et veel teid piinata, ma loen ainult ühe salmi Ellen Niidu tõlkes Attila Joosefit. Olen luuletaja, mul üksta kõik, kuidas luulel maailmas läheks. Narr oleks mu meelest vaid nii pidi tõik, kui ma hakkaks öise jõe täheks. Et seal jõe ääres ikkagi see Attila Joosefi kuju on nüüd tagasi ja neil päevil siin on kõneldud Estonia juurde ehitusest, mis muidugi sellistel konstrueeritud piltidel paistab ilge ja jube ja mis on ka minu arust siiski koletu ja ebavajalik, aga ühte juurde ehitust Estonia siiski vajaks, see võiks olla Juhan Liivi kuju kuskil seal Estonia lähistel trotuaaril ulatamas näiteks oma pintsakut ja et lõpetada ikkagi Juhan Liivi sõnadega siis tema pisikene värss Surematus. Elu ja armastus. Kuidas teid surematuks teeb surevus? Aitäh ja olge hoitud! Tere! Olen Arabella Antons ning käin Tartu Mart Reiniku koolis 9. klassis. Sääta katki. Juhan Liiv. Sääta katki. Viska vanad laulud ja vana elu. Ärka uuest siis. Nad vigased on, sinu vanad laulud.
ja vigane su vana eluviis. Ma jätan katki. Jäta katki sa vanad laulud, vana eluviis. Nad vigased on, sinu vanad laulud. Nii vigane su vana eluviis. Nii aja kahtlus. Ja nii kostsin. Ei muud ma mõistnud talle kostagi. Ma arvan, nagu troosti sellest leidsin. A veidi rõõmsamaks sain ometi. Sest kes see hävitaks maailmast kirja, mis kivi sisse vanad rajatand, ja kes see hävitaks maailmast hinge, mis kivi kirjab meile pajatand. Sääl vigas palju. Minu elus sama. Ja palju sellest võidaks paranda. Ja elu, parandusta igal pilgul. Sa ka nõuad katki raiuda. Sääl vigas palju. Minu elus sama. Ja minu lauludest nii samuti. Aeg enda tähte ei saa hävitada. Ei ilmast hinge. Mina samuti. Jaanuar 1941. Ukerdan oma laiade lamedate lapsesuuskadega üle avara lumevälja. Pimeneb, ei mingit suusarada ees, ei ühtki tulukest kuskil.
veel natuke rühkimist üle paksu puutumatu lume ja ma jõuan koju. Mu parim mälestus lapsepõlvest ongi kodu. Ema, isa ja väike mina. Andres Aule luulel pole ju viga. Aga kas toimetaja lauale on jõudnud Sveta Grigorjeva ja Liina Tammiste värsked luulekogud? Kuidas minust ei saanud Grigorjevat? Mu rahvus eestlane ja sugu mõlemalt poolt mees. Ma alustan parem uuesti. Kuidas minust ei saanud Grigorjevat? Mu rahvus mõlemalt poolt eestlane ja sugu mees. Ma mäletan, mismoodi oli Eesti NSV-s. Mu girlfriend on brünett. Mu nimes pole ühtki G-d. Ma võtan suhu ainult toitu, jooki, ravimeid ja keelt. Mind pole pandud Eestis alatasa ühte patta. Ei vihka kedagi, ei ime midagi ja väljendan end pigem tantsimata. Ja enda geto minevikust ei kirjuta ma teile ridagi. Mu nimi koormab mind. Miks peaksin olema Igor Kotjuh, kui olen Eestis? Kirjutan eesti keeles ja mu lapsed käivad eestikeelses koolis. Lisan siia juurde eestikeelseid sõnu. Jõevool, vesikasvud, taamal, järv. Igor Kotjuh, ööbik, elu, savi, liisk. Igor Kotjuh selgelt eristub neist, kõlab teistmoodi ja ta tähendus on arusaamatu. Igor Kotjuh on nagu telefon, blogi, instrument, partner, reserveeritud, uhaa, duš. Võõrsõnad on keele osa, ütlevad sõbrad. Võõrsõnad eitavad eesti keelt, ütlevad võõrad. Mu nimi koormab mind, sest see kuulutab rahvust. Pean iga kord tõestama, et see pole oluline. Vend sai narivoodi ülemise korra, sest üleval on paradiis, sest üleval on issand, allpool aga põrgu ja kurat. Öösiti on taevaski pime ja pimedusest sajab vihma. Inimene avab vihmavarju ega näe enam taevast ja usu enam paradiisi. Hommikuti põletab Jumal köögipliidil lehekülgi saatana päevaraamatust. Sõnad pannakse põlema, sõnad tõusevad korstnasse ja levivad üle kogu linna. Sõnast keedetakse kohvi, kui vanemad ärkavad.
see on kirbe ja lastele liiga kange. Sõnu tuleb lahjendada emapiimaga. Muremurdja on ketikuudi küljest koos tagalauaga lahti kangutanud. Lõrisedes jookseb ta mööda linna ja kisub inimeste südamest muresid välja. Murepojukeste haprad luud kragisevad ta lõugade vahel. Rahva hiigelmurede vatsast kisub ta soolikad välja, kangutab kollektiivsel alateadvusel uneuksed eest ja kargab kõrri meie ängile ja nukrusele, meie piinatud orja hingele ja valusatele mälestustele, mis on üleöö masenduseks moondunud. Kaitseme ennast vapralt, surume käed muremurd ja buldogi kõri ümber kokku. Me pole ometi mingid andunud optimistid, mingid naiivsed kesk-eurooplased, mingid kiipsmailinguga kauboi kullesed. Oleme eestlased ja mure on meie leib, meie elustiil ja ellujäämistrateegia. Mure on meie tagatükk, meie maks, põrn ja pankreas. Mure on valge ükssarvik meie ajaloo 20 mõõtmelises udulaamas. Ainult ühel lühikesel jaaniööl ilmutab ta ennast. Vett lirtsuval metsalagendikul vana kalmistu taga. Tema kabjalöök annab armastussõnad suhu, teeb kartulikarva patsi kuldseks, toob kevadpäikest nähes pisara silma, paneb sõbrale pihtima, andeks paluma, oma jumalast antud jonni jätma, ära leppima. Mure, armas mure, ilma sinuta ei suuda ma hoida ega hoolida. Ehk õnnestub sind veel ellu äratada. Ehk sõuame sinuga koos veel soovide siniranda ja taltsutame koos selle rõõmsa silmse murdja. Koerale ei tohi anda laua pealt süüa ega orjale inimese nime. Kui sa ostad seda vahuveini, ei siruta sa kätt välja, et tõsta pudelit letile. Sa ootad, et mina tulen ringiga leti tagant ja teen seda. Kui me paneme asfalti või tõstame banaane välja, ei vaata sa meile näkku. Kui teie olete inimesed, kes siis meie oleme? Kas ori on arenenud inimesest või pole teda olemas? Kas meid saab osta tööriistapoest? Kas tükikaupa või kaaluga ei ole meie asi? Miski ei ole meie asi. Ja ikka sa küsid, milline vein sobib praetud krevettide juurde. Miks? Meil ei ole ju silmi ega suud. Tõnkadilõnk. See puukäru, millega sauna puid vean,
teeb ikka nõnda. Tõnkadi-lõnk. Tõnkadi-lõnk üle õue, koorem pilpaid peal. Nii ta veereb ja laulab. Tulevad aina uued kevaded, suved ja sügised, talvedki. Elu keerdub nagu ahjule kuivama jäetud kasetoht. Aastaajad vahelduvad. Üht oodata enam ei jõuagi, juba algab uus. Kiiremaks läheb kulg. Hommikul nõksatan paigalt ja sööstan päeva. Õhtul vurrina urgu tagasi. Sulgen enda järelt uksed ja haagid. Maabun rahusse. Igatsen tasaseid jutte. Selles ajavoolus ja voolamises aiman kedagi enda ümber. Head vaimu, kes on alguse saanud ühest kaugest palvest. Ilmutades end videvikus, arooniamarjade tuimestavas mekis. Tänan. Meenutan. Tunnetan abaluudes sooja virgumist. Suured asjad muunduvad, kasvavad üle pea või pöörduvad teisele teele. Väikesed asjad korduvad ja neis on pidet. Vanal rohelisel metsajakil on kesksuvel raudrohu krõbedalt mõrkjas lõhn ja taskunurkades peen puru, sest ikka korjan taimi kuivatamiseks. Sügisõhtul lambivalgel kirjutades on sõrmed valge paberi taustal pruunid ja parkunud. Puravikud. Sügisest sügisesse puhastan ja lõigun neid. Nii vaatan end eemalt ja ülalt ning sealt kõrgelt. Näen läbi aastate üht kogu istumas sauna ees pikal pingil. Puhta pesu hunnik õlale visatud, nagu kokku lapatud öökulli tiivad. Vaatamas üle aasa, tumeda allikakuuse poole. Jälgimas looma või lindu, tuulehoogu, vihma ja iseenda kõrgeid servi. Minuteid, tunde, päev ja aastaid nii. Õhtuti, ikka seesama pilt. Taustaks tasane mantra, tõnkadi-lõnk, puukäru tuttav lauluke, mis nagu ajatu heli köidab aastad kokku, lubades aastaaegadel üle minna, puid lehtedesse rüütades ja siis jälle raagu puhudes. Tõnkadi-lõnk, tõnkadi-lõnk. Üle õue, üle elu, üle aja. Õnne tuli, sina oledki luuleauhinna tänane laureaat. Jamute või? Väga lahe. Sassade kord. Tõnkadi-lõnk, tõnkadi-lõnk, tõnkadi-lõnk.
ma natukene olen kuumetunud. Süda piksab sees. Aitäh. Aga võib vist. Ei no jah, nii, nüüd me saime selle emotsiooni peale, aga kas sa tahad midagi öelda, sa võid veel koguda ennast. Mis asja, oodake, ma olen praegu isegi nii obinast tuli siia, ma natukene pean mõtlema. Kas sa päriselt ei teadnud midagi? Siis veel küll õnnestus hästi. Siis läks hästi. Seda ei tohi nii peale jätta. Selle luuletuse sünniloost nii palju, et mõne tekstiga on nii, et see tuleb sinu juurde nagu plaksti, nagu sähvatus, paned ta paberile, ta on valmis. Aga selle luuletusega läks natuke rohkem aega, et ta vajas settimist ja laagerdumist. See on paari kevadetagune tekst. Ja ennem seda, kui ma selle luuletuse paberile kirja panin, siis olid mõned ideed, mõned tundmused juba olemas minus, aga ei saanud kuidagi nagu õiget kulgemist, õiget hoogu ei saanud see tekst sisse. Aga siis ma käisin naabri juures saunas, kütsin seal sauna ja jäin kuulatama, et tema puukäru laulab kuidagi teistmoodi kui minu puukäru kodus. Ja alles siis ma hakkasin mõtlema selle peale, kuidas meil kõigil on kas mingid väiksed helid või pildid või midagi sellist tillukest, mis saadab meid igapäevaselt. Ja võib-olla me kohe seda ei märkagi, võib-olla ongi vahel vaja seda naabri puukäru laulu kuulda, et hakata mõistma enda puukäru laulu. Ja siis sellest tõnkadilõngist sai selline raam kõikidele nendele eelnevatele sähvatustele, mis tahtsid luuletuseks saada, aga nad tahtsid õiget hoogu, tõnkadilõnk hoogu sisse. Ja nii see tekst sündis. Õnnitlused selle aasta Liivi auhinna laureaadile Berit Petolaile. Võiduluuletuse tõnkadilõnk rütm jäi vist iga žüriiliikme kõrvu õõtsuma ja logisema. Petolai tundub nagu vanemana, kui ta tegelikult on. Ehk annab vaikuse ja looduse kohalolu, mille mingisuguse ühe vanuse, millel puudub number ja numbri asemel on atmosfäär, valgus ja lõhn. Ka Petolai kirjutab, et aeg keerdub nagu ahjule kuivama jäetud kasetoht. See luuletus räägib ajast, aga ka sellest, mis on väljaspool aega ja mis on oluline just seetõttu, et ta ei haaku ajaga. Tal on enda olemus. Aeg peitub hoopis muus kui selles, mida on õpetatud ajaks pidama. Petolai luuletuses on aeg parkunud kätes, tuulehoos ja puukaru tuttavas laulus. Pelajatus on siin aimatav ka tänulikkus. Igas loodusvaatlejas on tänulikkus. Muide ka taeva ja valguse vaatamine on looduse vaatamine. Loodus on kingitusi pungil, aga ta ei küsi midagi, ta ei ole nõudev. Luuletuse tuul on ühtlane, aga kohati ta tõuseb ja võib lugejat üllatada. Usun, et luuletaja võib julgelt enda näo selle tuule poole pöörata. Veel kord õnnitlused ja vaprameelset kirjutamist ja rändamist. Ikka Liivi vaimus.